kukkusin eile räigelt jää peal. Kus on lihtsalt hall. Ma pidin endalt taskulambi tööle panema. Cup of tea. Ma eeldan, et see on toidukarp, ega ma täpselt ei tea ka. Soodustused küündivad isegi kuni -75%-ni. Pannkooke! Pannkooke! Hommikust. Mul kõik kohad valutavad, sest ma kukkusin eile räigelt jää peal. Küünarnukk on sinine ja siit vaevalt, et midagi näha on. No siit on näha seda muna, aga sinikat vist väga mitte. Aga mul ei ole sõnu kirjeldamaks, kui valus see muna siin on. Ja ma lõin täiega ära ka oma selja ja ütleme siis igaks lapsesõbralikult, kui lapsed kõrval on peppu. Ja kogu see ülemine osa siit on nii valus. Seal õnneks sinikaid näha pole, sest et pekikiht on ees. Aga mul on nii valus liikuda, mul oli nii valus magada, ma ei saanud üldse selili olla, sest et need kohad annavad räigelt tunda. Ühesõnaga, ma olen hetkel nagu invaliid. Ma ei saa ka seda kätt tõsta kõrgele, sest et siis mul hakkab kohe kogu see sinika osa ja kogu see osa. Ma ei tea, kas mul said mingid lihased, ma isegi ei tea, aga kogu see osa hakkab niimoodi nagu kiskuma ja valutama. Nagu siuke lihasvalu tead, kui oled suurt mingit trenni teinud ja siis paar päeva hiljem hakkavad lihased räigelt valutama ja mingi valus on liikuda ja asju tõsta, on ju. See valu. Kukkusin ühesõnaga väga osavalt ja lisaks sellele, et mul oli väga ebakvaliteetne uni sellepärast, et mul kõik kohad valutasid, otsustas minu Dream Production siin peas, et täna on mõistlik näidata mulle õudukaid, õudusunanägusid. How fun, ma ärkasin mingi 4 korda öösel üles, lihtsalt sellepärast, et mul läks endal nagu süda nii pahaks ja mul oli nii halb olla sellest, mida mu telekas siin peas mulle näitas. See oli disgusting ja ma ei saa aru, miks, nagu miks. Ma ei vaata üldse õudukaid, ma vihkan õudukaid. Ja ma nägin reaalselt nagu mingit 4 erinevat õudusfilmi lihtsalt mina peaosas, nii et wow, milline kaunis öö. Aga ma hakkasin hetkel peelile hommikusööki tegema. Ma teen täna neid saiasid munaga. Tuleb välja, et neid vist kutsutakse vaeseteks rüütliteks, mul on tunne. Mina olen elanud terve elu teadmisega, et nad on lihtsalt magusad munasaiad, aga vaesed rüütlid sobib mulle ka väga hästi. Nii et ma panen need nüüd see kaussi või teen selle segus ja kaussi valmis ja hakkan neid saiasid praadima ja lõikan äkki mingi tõuna või pirni või midagi kõrvale. Mul on kõht juba päris tühi. I've been waiting for this. Let's go. Meanwhile, need seal päevad. Ma teen endale cup of tea. Ma pole teed ammu joonud ja miski nagu kutsub tee järgi, nii et valin vist, ma ei tea, ma lähen vaatan, meil on nii palju teesid, et raske on valida, aga küll ma midagi leian. Siin on siis peelitoit, õun ja need vaesed rüütlid, talle tuleb veel saia juurde, kui ta tahab. Ja siit ma teda siis piilun elutoas, et ta mingit jama ei teeks. Saan teda siit ilusti jälgida. Käes on uus päev
Peili magab hetkel lõunaund. Ma jõudsin vahepeal pesamas käia. Lõpuks ometi oli aeg. Ja hoos on nii masendav ilm. Hoos on lihtsalt hall. Ma pidin endal taskulambi tööle panema, et mind üldse näha oleks kaamerast. Nagu vaadake kui pime. Nagu mul põleb siin köögis küll väike tuli, aga nagu õues on lihtsalt hall masendus. Konkreetselt. Ma panen selle tagasi. Äkki te näete mind vähe paremini. Aga ma hetkel panen Peilile valmis seljakotti, sest täna on lasteaias lastevanemate koosolek ja Peili on ikka veits tõbine, seega ma ei saa teda lasteaeda viia rühma. Ja kuna Janne on kella 6 koolis ja koosolek on kell 5, siis ma võin Peili nii kauaks enda ema juurde, kes töötab seal samas lasteaias. Ja panen talle lihtsalt väikse koti kaasa, kus on mõned snäkid, sest et see hakkab kell 5 ja me lähme bussiga, nii et me peame siit väljuma umbes 4:30, mis tähendab, et ta ärkab lõunaunest ja siis me kohe lähme põhimõtteliselt, et me ei jõua kodus midagi snäkkida ega süüa, et ma pakin talle lihtsalt asjad kaasa ja siia kotti on hetkel läinud siis üks limpa vesi pluss mahljook ja me ostsime paar päeva tagasi Tigerist sellise karbikese, õigemini ta nägi seda ja ta soovis seda ja ma isegi ei teadnud, mis see on alguses, seega ma vaatasin. See on siis siuke roosa, ma eeldan, et see on toidukarp, ega ma täpselt ei tea ka. Ja siin on siis 4 siukest sektsiooni, need käivad siit kõik nagu eraldi välja ühe kaupa. Masin pestav, pesumasinasse võib panna ja samamoodi võib seda mikrolaineahju panna, aga mikrolaineahju ausalt öeldes ei julge panna, et sinna ma ei pane. Aga ma panen siis talle siia veits midagi sisse ja ühe selle panen ka kaasa. Ma ei tea, kas ta tahab, aga tal on vähemalt võimalus seda süüa, kui ta ei taha, siis pole probleemi. Et ma mõtlesin, lõikan talle siia sisse natuke kurki. Vaatame, võib-olla ma pean siit paar tükki välja võtma, et mahutada kurk näiteks, võtan 2 välja, et ma saan pikemad kurgitükid näiteks siia panna, ja kohe vaatame seda. Ja siis panen talle veits neid kaasa, tervet pakki ei taha päris anda. Ja äkki lõikan õuna, ma ei ole kindel. Ma kusjuures mäletasin, et meil on viinamarju, terve pakk viinamarju, aga tuleb välja, et meil ei ole viinamarju, nii et my brain is not braining, but it's okay. Ma panen siin need asjad valmis ja näitan teile, mis sellest välja tuleb ja siis mul on aeg süüa lõunasööki, sest ma ei jõudnud. Me tellisime eile pitsat üle pikka aja, nii et ma ostsin endale seda pitsat soojaks ja see on siis seda ja siis otsin endale vähe esinduslikumad riided, et kui veel järkab, siis ma saan kohe minna temaga lasteaeda. Meil jäi hommikust vahvleid ka alles, võib-olla ma lõikan talle selle vahvli ka tükkideks kaasa. Ühesõnaga, ma panen selle valmis, siis ma näitan, mis siit sai. Ma arvan, et ma sain hakkama ja ma arvan, et ta saab sellest kõhu nii-öelda piisavalt täis, et see kõht on nii-öelda kuni õhtusöögini täis. Ma nüüd saate aru, sest meil on nagu sööka rutiin, et meil on hommikusöök, meil on lõunasöök, siis on lõunauni. Pärast lõunaund on siis nii-öelda mingi vahepala või snäkk nii-öelda ja siis on õhtusöök. Et lasteaias on neil ka ju on hommikusöök, siis on lõunasöök, siis nad magavad ja siis on nagu õhtuoode nii-öelda ja siis kodus sööme õhtusööki. Aga tänane siis oode on, panin talle siis 2 sellesse neid maisikrõbuskaid, mul läks see sõna meelest ära, siis ühte lõikasin kurgiviilud, siuksed pikad ja siia mahtus siis täpselt 1 vahvel tükkidena ära. Ehk siis vahvel, kurk ja maisikrõbuskad. Nii et ma panen selle talle kotti. Ja ta saab seda siis süüa, pluss lisaks siis tuub, mis selle pagana nimi on. Mul on aju täiesti tühi. See ja siis kõrejook. Et ma arvan, et see on fine. Panen selle kotti kokku. Ja nüüd saan hakata sööma. Kuigi mul nagu
läks see tühja kõhutunne ära, sest ma võtsin ühe ampsu kurki. Ma ei tea, mis toimub. Igal juhul ma sunnin ennast nüüd natuke sööma, sest muidu ma tean, et mul läheb seal koosolekul raudselt kõht tühjaks. Ja jah, just praegu vist rohkem polegi midagi teha, kui süüa, otsida riided, otsida Peelile riided, et kui ta ärkab, me saame kohe minna, sest ma kardan, et ma pean ta umbes mingi 16-15 üles ajama, kui ta ise ei ärka. Et me jõuaksime ikkagi nagu rahulikult riidesse ka panna, sest õues on vihm, paduvihm terve päeva olnud. Nii et ilmselt lähme vankriga, panen talle vihmakile peale, et ta märjaks ei saaks, ise olen vihmavari all peidus, sest autot meil täna pole. Tere hommikust! Uus päev on käes. Me hetkel tegeleme siin mängimisega. Peili tõi just meile plastiliinid ja erinevad vormid. Ja me hakkame nüüd mängima. Lillaka. Just, ma ei teagi, kuhu seda kaamerat hetkel panna. Aga eile käisin siis lastevanemate koosolekul. Mis värvi me lahti teeme? Roosa. Muidugi sulle meeldib roosa kõige rohkem, on ju. Ja kohal oli täpselt 2 lapsevanemat, mina ja siis üks teine ema. Kas see on roosa või? Jaa. Olgu. Ja arutasime siis erinevaid jõulukuud puudutavaid teemasid. Et kas jõuluvana tuleb, kas lastele kingipakid tulevad, kas päkapikk hakkab rühmas käima ja nii edasi ja nii edasi. Ja rohkem midagi toimudki, kuigi ma nagu väga lootsin, et rohkem rahvast tuleb kohale, sest et 2 lapsevanemat on ikka päris vähe. Võtta siuke natuke suurem tükk ja siis tee niimoodi nagu pannkook sellest. Niimoodi nagu pannkook, niimoodi vajuta kokku. Niimoodi. Joo, väga hästi. Niimoodi vajutud kokku, jah? Pannkook. Niimoodi kõvasti vajuta kokku. Võid siia peale ka panna niimoodi vajutada näppudega. Niimoodi teed pannkooki. Niimoodi hästi kõvasti. Ühesõnaga lootsin, et tuleb rohkem kui 2 lapsevanemat, aga mis seal ikka on, nagu on. Ja täna on õues täpselt sama hall kui eile ja ma hakkan vaikselt kuskile halli masendusse langema reaalselt. No ma ei tea, nii hall on, ilmad on nii jubedad, natuke aitan sind. Võiks nagu kas või korraks nagu mingit päikest olla, on ju. Et ma ei tea, väga hullad päriselt, et teeme enne selle valmis. Vaatame, kas see mahub juba mingi vorm. Millist vormi sa tahaksid teha? Ja Peeli, ei millist vormi, vaata. Peeli otsustas, tahab kleidi selga panna, nii et ma andsin talle kleidi, ta pani endale ise selga. Tähekest, oota, paneme keskele. Nii, hoiatame hästi kõvasti. Natuke veel. Pani endale kleidi selga ja meil on täna siis tubane päev, sest ootame natuke hoiatab ka. Õues on nii porine, et üldse ei kutsu sinna õue minema. Nii tõmbame. Kõvasti, väga hea. Võtame nüüd niimoodi ääred ära. Mis tuli? Täheke tuli, äge. Selle ka siia. Oota, me peame seda natukene mätsardama, oota, see ei ole veel valmis. Nii et tänases päevakavas on toas olemine ja mõne toa korda tegemine, sest et meie puhul on täiesti ebarealistlik, et kogu aeg 24/7 korras on. See on praktiliselt võimatu, eriti kui laps kodus on, on ju. Ja mulle peaks jõudma täna mänguväljakute pakk ja ma tahaks teile näidata, mis ma tellisin. Et ma väga loodan, et see jõuab täna. Vähemalt selline info on minuni jõudnud. Keerame selle, võtta, sa pead keerame selle teistpidi, sest see on pehme ja see on terav ja selle terava poole me paneme see plastiliini peale. Ja nüüd hoitame jälle hästi kõvasti. Et see mänguväljakute pakk peaks täna jõudma ja siis ma saaks teile näidata, mis ma sealt kõik tellisin. Seal on praegu mega head hinnad ikka veel. Hästi suured allahindlused, mingi -40%, päris paljud mänguasjad. Ja kuna Peili on juba nii suur, sa võid selle mõmmisid nüüd ära võtta, siis ma tellisin talle rohkem nagu mänge, mitte nagu mänguasju.
siin. Et tellisin talle rohkem nagu mänge päriselt, mitte enam mänguasju, sest et ta tõesti on juba nii suur, et ta vajab nagu teistsuguseid asju. Mõmmi kuju tuli, vaata, kuku. Et pärast siis kindlasti näitan, aga et minu kriteeriumid, mis ma siis valisin, oligi siis see, et oleks nagu arendavad mängud päriselt. Et selle järgi ma siis üritasin talle valida ja kõiki asju ma talle kindlasti kohe kätte ei anna. Et elu on näidanud, et see nagu väga ei toimi, et sa annad lihtsalt lapsele 10 mängu kätte ja vaadaku ise, kuidas saab, onju. Vaid ilmselt osad asjad lähevad siis päkapikussusi sisse ja see kukkus küll maha. Ja mingid asjad võib-olla isegi kuuse alla, et hakkame talle neid nagu vaikselt kätte andma ja temaga koos mängima, et siis ta saab aru, kuidas iga mäng nagu käib, onju, kuidas iga mäng töötab. Ja siis ei ole seda ka, et ta lihtsalt jookseb ühe ja teise asjaga ringi ja ei mängi nendega, onju, et muidu ei ole nagu huvitav. Et tasapisi hakkame siis üks hetk kätte andma ja väga loodan siis teile ka näidata. Aga hetkel me siis mätserdame siin selle plastiliiniga. Ma üldse pole plastiliini fänn, aga vaikselt siin ühes kohas saame sellega ilusti mängitud. Ma ostsin Pepkost üks hetk, ma korraks näitab. Ostsin nüüd siuksed, ma isegi ei tea, kuidas sa neid kutsud, siuksed nagu vakstud väiksed. Ja ma ostsin neid 4 tükki tegelikult, ostsin ma need kööki toidu alla, et kui me näiteks sööme mingit suppi või mingit siukest hästi määrivat toitu, et siis nagu kõik kohad täis ei läheks või näiteks mingit punast pastat, on ju, et selle pealt tuleb kõik väga hästi maha. Ja liiga tihti me neid ei kasuta, aga kuna mul päriselt on neid 4 tükki, siis ma mõtlesin, et ma võiks ühe plastiliini alla võtta. Muidu me teeme selle plastiliiniga, mängime siin samas laua peal ja siis me pärast nühin seda lauda puhtaks, sest et plastiliin ikka veits jätab jäljed. Aga nüüd mul tuli geniaalne mõte, et isse ma võiks ju aluse võtta. Ma ei tea, kus mu aju varem oli. Aga that's okay. Ja Bailey'l on siis lasteaega hetkel ikka veel see, et ta on tõbine või ma isegi ei tea, kas nagu tõbine on õige sõna, aga... Näitad või? Nii. Vaata, näete. Näete? Mis sul on seal? Pall. Aha, mis sa sellega teed? Hoian. Okay. Ma mängin sellega. Õige. Ma näitan kleiti. Näitad kleiti või? No nii, näita. Kleiti näitad või? Oi, väga ilus kleit on sul. Hele kleit. Hele sinine või? Hele sinine. Oota, ära siia pane, siia sa saad juba ühe kuju panna, vaata emme tegi sulle selle pänkoogi valmis. Et ta ikka veel köhib päris kõvasti, see köha on siukseks hästi rõgaseks läinud. Jälle, ma ei tea, kuidas meil kogu aeg õnnestub saada mingeid asju. Ja nohu on ikkagi ka veel. Ma ei tea, millal ta terveks saab, aga me muudkui teeme auru ja teeme auru ja teeme auru. Ja nuuskame ja nuuskame ja nuuskame kuku. Aga terveks ei saa. Ma loodan, et üks hetk siiski saame, sest varsti on laste jõulupidu ka tulemas. Ja ma ikka väga tahaks, et me saaksime minna. Kus sa oled? Kus sa oled? Et ma loodan, et me saame siin varsti terveks. Ja võt siuke lugu. Punusin Bailey'le eile patsid ka. Need on täna juba väga siuksed messid. Kas sa näitad patse? Tohib näidata patse või? Ei tohi, olgu. Ja ma ei hakka neid tal üldse ära võtma, sest et ta väga ei luba endale midagi teha. Et siis on ta vähemalt täna ka juuksed kinni ja siis õhtul võtame lahti. Aga me nüüd toimetame siis vist edasi. Kes me toimetame edasi või? Kas sa oled ikka hiireke? Ja ma loodan, et varsti ma siis saan teile näidata, mis ma tellisin. No nii, pakk jõudis. Ja praegu on küll järgmine päev, sest ma eile ei saanud näidata, sest et see jõudis siis, kui Bailey oli juba ärkvel ja ma ei tahtnud talle kõiki asju kätte anda. Aga praegu ta magab nüüd lõunaund. Ja ma mõtlesin, ma näitan siis. Reaalselt ma laadisin oma kaamera eile täis, see laadis pool päeva, see laadis ilusti täis. Ja nüüd, kui ma hakkasin seda tööle panema ja setupima, siis see on täiesti tühi. Ja kes mäletab, siis ma eelmises vlogis ütlesin, et ma pean uue aku ostma. Te võite arvata, kas ma olen uue aku ostnud? Ei ole. Ma olen viimane aeg see uus aku ära tellida, sest et see on nagu nii läbi. Ja kõige nõmedam on see, et mul on palju lihtsam laadida kaamerat niimoodi, et ma panen, seal on puhtad voodivesud,
et ma panen nagu kaamera laadima, ehk et ma panen siia kaamera külge selle juhtme onju ja laen kaamerat. Aga kui see aku läheb nagu täiesti tühjaks, siis see ei hakka laadima, siis see kaamera ei hakka laadima, mis tähendab, et ma pean selle aku sealt välja kookima ja panema ta sellisesse eraldi nagu aku laadijasse. Ja ma ei viitsi seda üldse teha, palju lihtsam on kaamerat laadida ja ma laadisin eile seda kaamerat mega kaua ja ta sai täis. Aga nüüd ta sai uuesti tühjaks, nii et ma ikka pidin selle aku siia eraldi laadima panema. Aga OL, las see siis läheb ja ma filmin telefoniga ja ma loodan, et see on fine. Kvaliteet ei ole ilmselgelt nii hea kui kaameraga, aga saan hakkama. Aga hakkame siis pihta. Mänguväljakud.eu kuidas ma ütlen, hauliga, ma ei tea. Ühesõnaga, nendega koostöös siis sain ma valida nende kodulehelt erinevaid, ma ei taha öelda mänguasju, aga siis mänguasju, mänge ja nii edasi. Ja ma näitan siis teile ka, mis ma välja valisin. Esimene asi, ma ei hakka seda siia tooma, sest see on suur asi, on Peilile tolmuimeja. Ta on hästi pikalt koos minuga üritanud tolmuimejaga nii-öelda tolmu võtta, aga kuna meie tolmuimeja, meil on Dysoni tolmuimeja, siis see on nii suur, et ta hoiab sealt nagu 2 käega alt kinni ja siis nagu aitab mul nagu lükata, aga kuna ta on nii pisike, siis me tõmbame mingi 5 minutit mingit ühte väikest lapikest, sest et ta ei jõua mulle vaeseke järgi ja ma otsustasin, et aitab küll, ma tellin talle oma tolmuimeja ja ta on sellega mega rahul, ta on sellega nüüd paar päeva siin muudkui ringi lasknud või eile ta selle sai, eile käis terve korteri üle, täna käis terve korteri üle, täna tõmbasin mina ka siis tolmuimejaga ja tema tõmbas siis minuga koos terve aja, tõmbas oma tolmuimejaga, ta on igal juhul väga rahul sellega ja Mänguväljakud EU lehel on praegu siis ka musta reede pakkumised käimas, mis tähendab, et näiteks seesama tolmuimeja on hetkel, kui ma ei eksi, -45% alla hinnatud ja maksab ainult mingi 20 €. Seal on erinevad lisaotsikud kaasas, et on juba ka diivanid tõmmanud eraldi otsikuga ja vaipa tõmmanud eraldi otsikuga. Ühesõnaga üli asjalik kink lapsele, kes tahab ka magepidamistöid teha. Ma võtsin omale nüüd läpaka ka ette, et ma kindlalt ei unustaks midagi näitamata ja et ma saan kohe öelda ka hinnad ja soodukad ja kõik muu. Ja ma kindlasti jätan siis video alla kõikide toodete lingid, kui just miski ei ole välja müüdud, kuigi ma juba näen, et mõni asi on välja müüdud, pole hullu. Ja Instagramis, kes jälgib, siis Instagrami stoorides näitan ka ja läheb siis eraldi Instagrami highlighti Mänguväljakute alla, kõik tooted, kõik lingid ja nii edasi ja nii edasi. Nii et alustame algusest. Ma osad asjad siis plaanin talle panna kuuse alla ja osad asjad lähevad siis nii-öelda nagu päkapikk toob, on ju. Et nagu ma enne ka seletasin, et kõik asjad ühe korraga kätte anda ei ole hea mõte, vähemalt elu on näidanud, et meie lapsele pole see nagu väga mõistlik. Et pigem ikkagi ühe kaupa, et tal on võimalik selle mänguga tutvuda, mängida, et siis kui nagu uus asi tuleb, et siis uus asi on jälle huvitav. Nii et esimene asi on siis siuke mereelu pusle 60-osaline ja selle hind oli 4,95, aga kahjuks on see välja müüdud. Seda ei ole hetkel saadaval, aga samas Mänguväljakute lehel on miljon erinevat puslet valikus, nii et kindlasti leiate midagi, mis sinu lapsele meeldib. See käib siis siit niimoodi lahti, väga armas pake, mis ma ei hakka praegu lahti tegema täitsa. Ja siin on siis need pusletükid sees, on ju. Ja ma valisin just selle pusle esiteks sellepärast, et see mereelukate teema on Peilil hästi aktuaalne. Talle hullult meeldib. Meil on igast raamatud mereteemalised, kus ta siis õpib nende nimesid ja bla bla bla. Ja ma valisin sellega sellepärast, et see on päriselt suur pusle. See on 60 tükiline. Meil on kodus enamus pusled siuke 30-40 tükki juba, sest et väiksemad on liiga titekad. Aga samas neid 30-40 tükilisi ta paneb ka juba nii ruttu kokku. Talle piisab paarist korrast ja ta juba paneb nagu mälu järgi seda puslet kokku. Et see äkki hoiab teda tegevuses. Siin on 60 tükki. Tükid ongi umbes nii suured nagu siin, siuksed päris suured tükid.
ja kui see pusle kokku panna, siis selle pusle mõõdud on 60 korda 40 sentimeetrit ehk see on päris suur pusle, nii et see läheb talle ilmselt väga pikk toob talle selle, ma arvan. Ja siis saame hakata seda koos kokku panema. Siin taga on nagu pilt ka, milline see enam-vähem välja hakkab nägema. Ma olen väga excited ja peame seda ilmselt maas kokku panema, sest see on nii suur. Nagu eelnevalt mainitud, ma üritasin valida rohkem siis mänge, mitte lihtsalt enam nagu nii-öelda suvalisi mänguasju, sest et ta on selles vanuses, kus nagu siuksed mängud huvitavad teda rohkem ja lihtsalt arendavad üleüldiselt, et ma üritasin nagu sellise pilguga valida. Nii et järgmiseks valisin ma siis hariv nupumäng Mosaiik on tema ametlik nimi. See on siis selline mäng, kus on siis erinevad sellised nagu kaardid, ma näitan siit poolt, erinevad sellised kaardid, mille sa saad siis valida ja vastavalt siis värvile valid nii-öelda nupud ja paned siis nii-öelda nagu selle pildi kokku. Erinevad pildid, erinevad loomad, erinevad kujud, et tundus siuke väga asjalik mäng. Soovituslik vanus on küll 3+, aga see on minu arust enamusel 3+. Ma olen kindel, et meie kahesele on see ka väga paras, arvestades tema skille, oskusi. Ja selle hind on hetkel 13,95. See on -44% allahinnatud. Tavahind on 25 €. Nii et hetkel siis oli sealt poole hinnaga. Ma arvan, et see saab olema üks suur hitt. Järgmine on ka natuke rohkem võib-olla justkui jutumärgis suurema lapse mäng, aga Montessori õppemäng kuulide ja pulkadega. Soovituslik vanus on ka 3+, aga jällegi meie 2-aastasele ma olen täiesti kindel, on see paras. Talle hullult meeldivad siuksed käelised tegevused, käelised mängud. Ja siin on siis siuke puidust alus. Ja on ka siis siuksed erinevad pildid ja loomad, tegelased, näiteks mingid liblikad või muud asjad, ja erinevat värvi siis need pallikesed kaasas ja pead siis panema ka õige värvi õigesse kohta. Siin on siis siuksed abivahendid, kas lusikas või siuksed pintseti moodi, et pead kokku vajutama või täitsa nagu need päris pulgad. Et see arendab ka nagu seda käelist tegevust hästi, et ma arvan, et see on ka, sellest saab ka üks suur hitt nii-öelda, et sellega meil kindlasti hästi põnev esialgu koos mängida ja kui ta nii-öelda asja käppa saab, siis juba üksi mängida. Ja sellele on hetkel mega head pakkumised. Selle hind on hetkel 14,95, ümardame siis 15 €. Ja see on -63% allahinnatud. Tavahind on 40 €. Nii et ma soovitan minna ja see krabada, sest et minu isiklik arvamus on see, et see on päriselt siuke asi, mis igal lapsel võiks kodus olla. Need pulgad on sellised, ülevalt ikkagi koos, et lapsel oleks natuke lihtsam nendega esialgu tegutseda. Siin on need pallid. Igale värvile on eraldi siuksed vormikesed, et nagu lapsele jõulukink nagu ideaalne või kui on mingisugune tuttav laps, kellele mingid, ma ei tea, jõulupakid, loosipakid, siis 15 € eest 40 asemel nagu super, nagu see on nagu minu, ma arvan, top soovitus. Ketis. Edasi valisin ma välja siis sellise öölambi. Ametlikult on ta siis öölamp tähe ja veealuse maailma projektoriga ja roosa, seda on ka musta värvi, aga ma võtsin roosa. Olen selle juba korra lahti teinud ja tööle pannud, aga näitan siis teile ka. Hetkel hind on 14,95, tavahind on 25 €, ehk siis see on 40% alla hinnatud. Sellega on siis 2 valikut. Üks variant on see, et sa paned siia 3 patareid, aga samas on ka kaasas juhe, millega siis saab selle seina panna ja siis see töötab täpselt sama hästi. Hetkel tööle panema seda ei hakka, aga siin on siis 3 nuppu, ühest saad tööle panna,
teised saad värve vahetada ja siis kolmas vahetab nii värvi kui ka on siis see, et sa saad selle nagu keerlema panna, et see pilt sul siin nagu keerleb sees. Ja siin on siis 2 erinevat seda prožektorit nii-öelda, et üks on siis veemaailma oma, kus on näha on erinevad kalakesed, delfiinid, meduusid, igasugused teised mereelukad ja teine on siis kuu ja tähed, on ju. Et siis selline ja siin ongi 2 tükki kaasas, hetkel mul on see tähtedega pandud, et see läheb kindlasti siis nii-öelda päkapikk toob talle selle, et seda saaks hakata kasutama ja see käib siis niimoodi hästi kergesti välja ja siis siia rõngasse saab panna näiteks teise asemele, on ju. Et mul on siin hetkel just see kuu ja tähed sees, et ma ei tea veel, kas me hakkame seda nii-öelda kasutama magama minekul, et kas see päriselt aitab magama jääda või see teeb just magama minekut liiga põnevaks, et ma hetkel veel ei tea, aga ma mõtlesin ka selle peale, et seda saab kasutada ka näiteks vannis käies, et me saame tulekustu lasta, panna selle sinna ja just selle meremaailma oma siis vannis, on ju, ja panna see keerlema, et see vannis käimine oleks nagu veidi põnevam. Et meie oma ei viitsi väga seal vannis nagu kaua olla ja mängida, et see äkki võiks talle huvi pakkuda. Panedki siis selle siia peale, hopsti, ma praegu tööle ei hakka uuesti panema, aga saad siin valida siis värve, kas ta keerleb, kas ta seisab. Ja siuke hästi kompaktne asi, mida ka kaasast tassida, kui peaks olema, et see aitabki, ma ei tea, lapsel magama jääda, mis iganes. Ja see turvakaas siis ka, et need katki ei läheks, kui selle kotti pista. Minust ka siuke väga nunnu asi, mida kuuse alla panna. Ma arvan, et enamusele lastele meeldiks siuke asi. Rääkides vannis käimisest siis tellisin ma ka sellised Glow Pals valguskuubikud. See on üsna siuke uus toode ja neid on hästi erinevaid. Saad valida, kas kõik on ühte värvi või erinevat värvi, kollased, roosad, sinised, nii edasi. Ja ma valisin siis Glow Pals Party Pal ehk siis, kus on erinevad värvid ühes pakis ja selles pakis on siis 4 mitmevärvilist valguskuubikut, 4 erinevat värvi siis. Ja need töötavad siis niimoodi, et nad on nii-öelda nagu mitte ühekordseks kasutamiseks, aga kuna need on veekindlad, siis neile saab patareisid vahetada ehk sa kasutad neid nii kaua, kuni need enam ei tööta põhimõtteliselt. Ja need kestavad siis umbes kuni 16 tundi, mis tähendab umbes 30 õhtust vannimängu. Ja ma ei tea, kuidas teie lastega, aga meie oma käib vannis siuke 2 korda nädalas, sest et tal on praegu selle külmaga hästi rets dermatiit tulnud, et me liiga palju ei vannita, sest see vesi ikkagi kuivatab, isegi kui teha õlivanne. Et kui ta käib 2 korda nädalas, mis on siis 8-10 korda kuus umbes, et 3 kuuks vähemalt jätkub meie puhul näiteks neid valguskuubikuid. Nii et ma arvan, et see aitab tal ka vannitamist palju lõbusamaks teha, sest ma juba enne mainisin ka, et ta ei jaksa seal vannis väga kaua mängida. Me oleme erinevaid vannimänguasju proovinud, aga miski teda nagu liiga kaua seal ei hoia, et kui nagu panna see lamp talle ja veel helandavad valguskuubikud, et ma isegi tahaks seal vannis olla, olgem ausad. Kõige viimane asi, mis ma välja valisin, on Magnet Labürint, osavusmäng Little Farm, Little Touchi oma. See natuke koliseb. Selle ma andsin talle ka juba kätte ja sellega ta on juba saanud mängida. Aga see on siis selline Magnet Labürint, kus on erinevat värvi siis pallikesed. Igat värvi pall just kui käib nii-öelda, me kutsume oma koju, saletasin palju, et igal pallil on oma kodu. Et helesinised pallikesed käivad siia, kollased käivad siia, on ju. Ja siin on näiteks õunad, 3 punast õuna, et siin on siis siuke pliiats kaasas, millega saab siis neid pallikesi nagu, muidugi tagurpidi ei näe hetkel, aga millega saab neid pallikesi siis niimoodi mööda teed nagu viia oma kohtadele. Et see on siuke asi, mis meil ilmselt hakkab autos ka kaasas olema, et see on autos siuke hea nagu asi, millega tegutseda, kuna me sõidame hästi palju
Tallinn-Tartu vahet, siis meil on vaja neid põnevaid asju, millega autos oleks tore mängida. Ja see on juba hetkel praegu olnud väga suur hitt, ta istub ja nokitseb ja vahest ei õnnestu, on ju, seda pliiatsit peab ikkagi üsna sirgelt hoidma. Et kui ta nagu nurga all teeb, siis ei õnnestu ja ühesõnaga siiamaani on see nagu väga suur hitt olnud, et ta ikka istub ja nokitseb sellega päris pikka aega. Ja selle hind on siis 17,95, aga mänguväljakud lehel on igasuguseid veel erinevaid mänge ja mänguasju. Siin on erinevad nii-öelda kategooriad, te saate ka lahti võtta eraldi nii-öelda selle musta reede nagu kausta. Et soodustused küündivad isegi kuni –75%-ni, erinevad lõpumüügid, hästi paljud asjad, enamus asjad on kõik hästi suurte soodukatega. Igasugused ka magnetklotsid, Connetixid on hetkel soodukaga, meil on ka Connetixid, võib-olla peaks neid ka talle juurde ostma, sest neid ei ole kunagi piisavalt, et ehitada suuri asju. Igasugused klotsid, pallimered, mänguasjad, kaamerad, mööbel, kõik on soodukaga, ehk ma soovitan minna ja sealt ringi vaadata, et jõulud on kohe ukse taga, et see on praegu, ma olen suht kindel, viimane suur soodukas, mis on tulemas, et tasub praegu asjad ära varuda. Aga mina tõmban siit selle vlogi otsad kokku, sest see on juba päris pikaks veninud. Kohe on ka vlogmas ukse taga, nii et ma arvan, et järgmine video, kus ma sinuga kohtun, ongi esimeses vlogmasis, mis on juba pühapäeval. Pühapäeval on juba 1. detsember, how crazy. Ja ma hoiatan siis siit kohalt ette ka, et ma ei luba, et ma suudan päriselt iga päev uue video panna, sest see tähendab 23 päeva järjest veeta iga oma vaba hetk läpaka taga, monteerides või kaamera taga filmides. Et ma arvan, et ma ei hakka ennast nagu lolliks töötama ses suhtes, et iga päev võib-olla ei tule uut videot, aga siis sellisel juhul ma teen nagu eelmine aasta, et võib-olla mõnel päeval panen 2 päeva sisu nii-öelda kokku, et ma saan vahepeal ikkagi puhata ka. Aga 1. detsembril me lähme kindlasti vaatama Tartu jõuluturul kuuse süütamist, nii et 1. detsembril kindlasti vlogmas algab ilusti pihta, et ma loodan, et te ootate seda vähemalt sama palju kui mina, et te vaatate neid videosi ja et see jõuluaeg tuleb tore, sest hetkel mul on see jõuluaeg siuke 50-50, et jah, on tore, aga samas natukene ikkagi kurb ja raske ka. Et ma üritan seda nii palju nautida, kui ma praegu vähegi saan. Et üritame selle jõuluaja teha ilusaks ja toredaks, et näeme sinuga juba varsti vlogmassis. Tšau!